Tervitus, tervitus, kallis mees, naine, kes sa siin kanalil oled. Ja tervitus ka teile, kes te luusite niisama siin ringi ja ei ole ikka veel klikkinud sinna, et tellid kanali. Nüüd oleks viimane aeg. Meil on Katre taas kord külas. Tšau, Katre! Tšau! Ja nii nagu Katre käis meil siin ükskord ja mina tahtsin teda, et ta tuleks tagasi ja teie ka, kusjuures aitäh kommentaaride eest, tahtsite ka, et ta tuleks tagasi ja räägiks meile sellest mängust, mängimisest. Ja Katre lubas mängida täna meiega ja mina ütlesin Katrele ka seal telgid taguselt rääkisime, ma ütlesin, tead, Musta Noitsu mäng, seda ma küll mäletan, aga ma päriselt ka ei tea, nagu äkki räägid sellest. Ma väga vähe üldse mänginud lauamänge ja kõiki selliseid kaardimänge, et nonii, käi välja, mis mängu mängime ja kuidas mängime. Ja tere Merike ja aitäh kutsumast, tere kanali kuulajad ja tellijad. Tõepoolest, et ma olen 11 aastat siis tegelenud mängude kirjastamisega ja mul on ka tegelikult sotsiaalpedagoogi taust ja ma rääkisin oma töös siis, mida ma kirjutasin, ma rääkisin sotsiaalsest tervisest ja ma rääkisin suhetest. Ja piinlesin siin tükk aega, et väsisin võib-olla ära oma mängude kirjastamisest, et kui palju ma neid ikka lattu teen, miks ma neid teen. Ja tänu Merikesele ma jõudsin taipamiseni, et mängud ja suhted saabki kokku panna. Et tegelikult mäng ise või lauamäng minu jaoks peab olema ülilihtne. Ja miks see must notsu mind nii väga kõnetab, miks ta inimesi kõnetab? Mul on üks teooria selle kohta. Ma ei ole seda uurinud, aga ma arvan, et see nii on. Must notsu on pärit 70-ndatest ja mina olen pärit 70-ndatest ja Merike vist on 70-ndate lõpust pärit. Ja see mäng on midagi, millega me oleme kasvanud. Me justkui teame teda, nagu Merike ütles, ta justkui teab, justkui ei tea, aga ta kõnetab, ma arvan, sellepärast, et ta viib meid omamoodi tagasi lapsepõlve. Ja arengupsühholoogid on öelnud, et laps vanuses 2–5 umbes on kõige vahetum, tal ei ole tabusid. Ta lihtsalt on, ta mängib, ta on loov, ta on rõõmus, loomulikult mitte siis, kui ta kukub, aga ta on vahetu ja tal ei ole tabusid selles mõttes, et mida keegi arvab või äkki ma olen liiga lapsemeelne või äkki minu jutt ei ole kohane või äkki ma ei oska piisavalt selgesti rääkida, äkki ma ei saa aru, äkki ma kaotan. Ja mina arvan, et seesama must notsu viib inimesed tagasi lapsepõlve, ta muudab selle mängu algusega kuidagi helgeks, see on selline nagu, ma ei tea, hea lapsepõlve toidu söömine, selline et sa lähed seda mängu mängima juba sellise hoiakuga, et issand, kui helge, issand, kui lahe. Ja niimoodi peaks mängima minema igasugust mängu. Aga mustast notsust veel rääkides, mis on nagu teine komponent, mis teeb ta võib-olla selliseks heaks mänguks just nimelt suhtlemisel või suhtlemise alustamisel või inimestega kontakti loomisel, on see, et ta on megalihtne. Siin on, ma näitan ka korra, kellel on ka see vana Nostalgia. versioon, jah, mul on ka isegi üks roheline versioon endal. Siin on 16 kaardipaari ja üks must notsu. Ja mäng on ise ülilihtne, et jagad kaardid ära ja hakkad siis kaardipaare maha panema. Ja see siis, kellele notsu jääb, on kaotaja. Aga ma tahaksin nagu siinkohal rääkida seda, et tegelikult mängima ei peaks võidu ja kaotuse peale, vaid tegelikult mäng on protsess, mis, nagu ma ütlesin, võiks meid tagasi viia kuskile lapsepõlve või kuskile helgesse kohta, et me unustame ära seal need mustad nõud, musta pesu, esitamata aruande, kinni jooksnud telefonivestluse, mis iganes arusaamatused ja läheme korraks sellesse 2–5 aastasse siis näiteks läbi selle mängu. Ja tegelikult mul on ka üks teine
mida ma ilmselt olen kuskilt lugenud, võib-olla ei ole ka, aga ma arvan, et ma räägin praegu kogemuse pealt, et sellise innovatsiooni või lahendusele suunatud mõtlemise, et issand, mis ma nüüd teen, rikubki ära see, et sa oled nagu kinni, lukk on kinni, kapuuts on peas, juba värised, juba oled ära hangunud. Aga see helguse tunne või see tagasi lapsepõlve minek aitab sul natukene midagi maha raputada ja sa suudad ka olla innovaatilisem. See tähendab siis, et sa suudad mingeid lahendusi leida, et võib-olla kui ma mõõtsin ära, et iseenesest see kaardimäng kestab 3 minutit ja 20 sekundit, selle aja jooksul sa võib-olla leiad mingi geniaalse lahenduse oma, ma ei tea, mustadele nõudele, mis võivad võib-olla hommikuni seal kuskil olla, liguneda, mis iganes, või näiteks keegi midagi ütles, siis sa leiad, et tegelikult see ei olnud üldse nii hull või et ma mõistan teda, tal võib-olla oli ka mingi probleem, mis iganes. Et selle aja jooksul sa tegelikult suudad maha rahuneda, sa suudad võib-olla leida ka mingi lahenduse oma probleemile, mis sul just 3 minutit ja 20 sekundit tagasi oli. Ja veel, et mustnotsu justkui tundub, et jah, ta võiks olla siis vanuses ükskõik 2–99, just nii ongi, aga teate, ma rääkisin vist Merikesele ka, et teate, unustage ära see õpetus. Teate, mis õpetuse mängujuhendiga juhtub? Mängujuhendiga juhtub umbes sama, nagu kui te ostate omale mingisuguse imelise elektroonilise vidina koivad. Juhend, ma ei saa aru, appi. See tõmbab veel omakorda kinni, et appi, ma ei saa aru, mida ma tegema tulin. Aga minge siis selle notsuga ka tagasi lapsepõlve, võib-olla meenutage, võib-olla te mängisite hoopis mingeid muid mänge. Minu meelest seesama, kui keegi teab Memoriini. Memoriin on see, et sa pead, ma ei tea, äppides on ka telefonides on ju, et sa pead nagu mäletama, kus sa need samad leidsid. Ütleme, et teil on näiteks dementne sugulane, te lähete temale hooldekodusse, vähemalt Eestis, mul on üks armas tädi hooldekodus. See ei ole väga kihvt paik. Seal ei ole väga tore olla. Ja võib-olla seda juttu rääkida ka ongi nagu ebamugav, võib-olla tuleb pisar silma, mis iganes. Tahate justkui ära minna, aga võtke see kaardipakk kaasa ja mängige Memoriini, et Memoriin on selline lihtne mäng, mis ka venitab sedasama mõtlemise lihast natukene, hea kohane ka vanainimesele ja laotage need 16 kaardipaari ja mustnotsu lauale ja hakake otsima paare. No ideaalne. See, kes musta notsu leiab, võib-olla see siis saab veel eriauhinna, aga näiteks koolides või klassides seda on võimalik teha terve suure grupiga, et kõik koos hakkavad otsima seda musta notsut või pöörake see Memoriin teistpidi, et need 16 kaardipaari, see must notsu on seal laua peal, niimoodi täpilised, õudselt ilus kollane taust ka teeb tuju heaks, kollane teeb tuju heaks kusjuures. Ja tehke näiteks, pange stopper käima klassile enne hommikut, enne matemaatikaeksamit, lõdvestuge kõik. See, kes, vaatame, kui kiiresti me selle notsu üles leiame, on ju. Hop, 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 hop. Jess, 15 sekundiga notsu leitud, mida iganes. Et jällegi, me leidsime juba mitu varianti, 2 varianti sellest mängust veel. Ma küsin su käest praegu sellist asja, et ma kõigepealt hakkasin mõtlema, et ma nagu üldse jah, ei mäleta, kuidas seda mängida. Siis kui musta notsu ja siis kui ütlesid, et seal sees on see must notsu, siis peab paarid leidma. Kas ma saan õigesti, et üks variant oli see, et see kaardipakk jagatakse omavahel nagu 2. Ütleme, kui 2 mängijat, siis 2 jagatakse see kaardipakk. Et niimoodi saab mängida. Mänguõpetus ütleb seda, et 4 kaarti saab igaüks alguses ja siis kui sa kaardid maha käid, siis võtad nagu juurde. Et siin on umbes neid mängijaid saab olla kuni 4. Aga samas ongi, et kui sul on terve klassi täis näiteks inimesi, siis sa lootad kõik sinna keskele, kõik kükitavad seal ja hakkavad seda notsut otsima kordamööda niimoodi. Issand, ma mõtlesin sedasama praegu, mis sa ütlesid enne. Ma mäletan, ma vihkasin, saad aru, no eksamid on vapsee sellised asjad, et tead, et ei taha üldse kuuldagi seda sõna isegi nagu täiskasvanuna. Ja keemiaeksam, kui tuli, ossa Jeesus, saad aru, higi jookseb, kõik riided märjad enne kui saali lähed ja mõtle, kui kihvt oleks see, et kollased kaardid käes, hakkame pihta
ja siis mõtled, et oo, okei, mis asi see nagu on. Et miks mitte näiteks teie õpetajad või kes te olete ise olnud õpetajad, et pange ka kommentaari siia, et kas võib-olla oletegi midagi sellelaadset kasutanud või olete praegu õpetajad ja mõtlete, et oo, väga hea mõte Katre poolt nagu. et ma arvan, et üle ühe inimestel on sellised, minul on lasteaias, et mina laon need perele ette, siis kui on meil mingi pere kokkusaamine, siis hakkame kõigepealt seda mängima ja vaata, see oli siis nii, et kaks varianti, no mis sa ütlesid, on ju, kahe inimesega siis need neli kaarti kätte ja siis leiad paari, siis viskad maha on ju, ja nii edasi. siis ja teine on siis see variant, et sa laod nagu selle asja laua peale, eks ju, ja siis sa hakkad sealt niimoodi võtma. ja hakkad võtma või hakkad otsima neid kaardipaare ka näiteks vanainimesega kahekesi, kui olete, et hakkad mm,. otsima, et proovime orava leida, et aa, siin ei olnud, proovime uuesti, et siis seal selle orava otsimise ja leidmise juures saab ka kõneleda jällegi, Mm, et kuidagi on see nagu selline lisategevus seal, et me nagu ei rebi neid sõnu välja, vaid ka ütleme, ootame, et meil on tegelikult see kõrvaltegevus, seesama lihtne mängukene, me otsime siin, see on hea lihtne taskusse panna. Aa, ma mm, teen ühe nalja, ma ei tea, ilmselgelt see kellelegi on nali, kellelegi mitte. ma mõtlesin eile välja sellise stand-up stsenaariumi. Jumala eest kirjutage kommentaaridesse, et pange nagu pöidlaid, et paha nali. Ja siis ma mõtlesingi sellesama nutsu peale, et kirjutasin vist LinkedIni, et mul on alati pakk taskus. No et ma ei suitseta, need ei ole tabletid, aa, need on kaardi, aa, see on kaardipakk. Ja siis, et need ei ole tarokaardid ka, et noh, ma ei hakka ennustama või rahapakk ka ei ole, et needsamad notsukaardid, et tegelikult kui palju annab üks lihtne mängukene, need kollased kaardid, eks ole, teha nagu sellist tegevust, kus sa võib-olla ei oska alustada vestlust. jah, meil on vestluskaardid ka, need on imelised, ägedad ja igasuguseid variante on, aga minu mõte on see lihtsalt kutsuda inimesi üles mõtlema kastist välja ja võib-olla see notsukaart lihtsalt annab mingis vanuses inimestel minna tagasi lapsepõlve. iga mm, inimene, kui sa oled 80, kui sa oled võib-olla ka on 20-aastaseid sinu kanalil, siis mõelge oma lapsepõlve mängule ja mõelge nagu see, äkki see aitab teil nagu tagasi saada selle tunde, mis teil oli siis lapsena, kui te läksite mängima nagu niimoodi, niimoodi õhevil, niimoodi raputasite kõik muud asjad maha, et teil ei ole enam neid, te saate korraks nendest tabudest vabaks. see on nagu see minu sõnum. ja kuna mina olen see notsuaegne tüdruk, tädi, siis ma toongi sellepärast selle notsu näite. Ja veel kusjuures seesama Alias on ka väga geniaalne mäng, et näiteks kui noh, muutub juba igavaks, et otsin neid kaardipaare, et siis on võimalik ka mängida niimoodi, et kui me jagame omavahel ära, sulle 4 kaarti, mulle 4 kaarti, aga siis on kokkulepe, et kui paned kaardipaari maha, näiteks mul on 2 rotti, mhm. kui sa need kaardipaarid paned maha, siis räägid mulle ühe loo rottidest, mis sinul sellega assotsieerub. ükskõik. No mina võin rääkida lihtsalt ühe loo sulle, Merike, räägi, rotist. räägi. Elasin lapsepõlves ühes väikses alevis ja Alevi maja oli vanasti ikkagi selline, et seal oli ikka kelder ja no sinna võib tänapäeval ka varjendisse minna. Praegu, kus see linn, kus mina elan, siin näiteks ei ole keldrit, et Mm, elanikkonnakaitse teema koha pealt väga halvasti, see selleks. Ja ema saatis mind vana paberit viima keldrisse või läksin ma midagi otsima, moosi või mis iganes. Ja vana paberi oli vist nii, et vana paber oli nagu kinni seotud, oli seal keldri põrandal ja ma võtsin selle nagu ülesse ja seal oli rotilaip. Ja see oli minu jaoks nagu nii suur ja nii õudne, et ma lasin selle paberipaki sinnasamasse maha tagasi. Ma ei tea, noh, ma ei tahtnud enam teada, noh, see on nagu näide sellest, et ma ei taha teada ja ma ei ole näinud, ma ei taha rohkem sellega tegeleda. Ja ma mäletan, et ega keldrit nagu nii väga me ei koristanud, et see oli vist, ma arvan, kuskil võib-olla paar aastat oli mööda läinud ja seal ei olnud enam mitte midagi selle paberipaki all. nii et mm. minu lugu rotiga.
oota, ma räägin oma loo. Ma ja. rääkisin lastele ka selle loo. Mina olen selline, mul on hamstrid olnud ja rotid ja ma ei mäleta, kas merisiga ka ja siis ükskord ka keldris, peaaegu sama lugu nagu sul, pidin keldrisse minema ja leidsin roti. Jube suur pirakas seda rauga, jube looma, see pisikese looma armastaja, mina ei mõelnud, et see võib olla nagu mingi tige tiiger seal. ajasin hullult, sain ta kätte, sain kuidagi purki ka ja siis panin just selline, oota, mis ma panin, vetsupaberi panin peale ja siis ta hüppas seal, see oli mingi suurem, mitte 3 liitrine, aga tead, see oli natuke suurem, mingi äkki 4-5 liitrine, siis hüppasime, ponn, ponn, ponn. siis ma vaatan, opa, augu sai sisse, ma mõtlesin, et see niimoodi ei lähe läbi nagu. emale ei julenud öelda, vaata, et rott, ta teab üldse, noh, ta teadis, et ma olen selline väike koguja. ja siis ma mõtlen, mis ma panen, ma ei mäleta isegi, kui vana ma olin. ja mis sa arvad, mis ma leidsin siis plastmasskaane. noh, läksin magama, mis sa arvad? jobukakk. nii, siis ma sain ka kõva sellise roti hommikul kätte. muidugi see on kurb lugu iseenesest, ma väga kurb olin, sellepärast et mu koduloom, tulevane koduloom, kellega ma elan kuni surmani, teda enam ei olnud hommikul. nii et ma väga vabandan, kes nüüd väga kurvaks selle pärast muutusid, aga lapseliku rõõmuga sain ta kätte ja sain isegi talle pesa tehtud sinna purki ja hommikul me ei näinud enam teineteist aga vaata, seda nimetatakse ka võib-olla mõneti nagu õppimiseks või vaata, mm,. kui lahe on meil neid kogemusi ka praegu rääkida just nimelt jälle selle väikese kollase kaardipakiga, et ükskõik, mis need kogemused siis tulevad, et järgmine kord teiste inimestega tulevad jälle mingid muud lood väga nende. hea mõte, jah, nagu mega hea. no siin ma räägin näiteks sellesama kaardipakiga, ma pean isegi vaatama, äkki mul on, aga ma arvan, et ei ole, et ma pean seal teie butiigist endale muretsema selle nõukaaegse, selle musta nutsu. aga point on see, et kuna mina olen Soomes, minu elukaaslane on soomlane ja siis, kuidas mina olen, mul on see lastealias, mida ma mitu korda nagu maininud, on ju üks pisikene pakikene ja siis me oleme kasutanud seda niimoodi, näiteks seda musta nutsuga saab ka samamoodi, et noh, okei, me räägime kõik soome keelt siin kodus, minu pereliikmed, aga me võime teha nii, et me ei kasuta üldse sõnu, aga seda peab nagu jah. näitama. Mhm. sõnatult saab ka ju näidata, mis asi see on, siis läheb veel vingemaks et ja kusjuures on nii huvitav, nagu sa ütledki, et vaata vahest nagu istud, räägid juttu, vaata, aga oled nagu kokku leppinud, et noh, et öömajale näiteks keegi jääb, muidugi tegelikult alati juttu jätkub, aga ikkagi on, et teeme väikse vahelduse ja teeme selle natsumängu ja sealt tuleb mingi asi ja lugusid jagada. oi issand, siis peab ütlema õele, et tule ikka 3-ks ööks, vaata, meil on natuke rohkem rääkida musta nutsukaardiga ka ja üks asi veel, mis mul tuligi meelde, sa andsid hea, vaata, kuidas mõtted tekivad ka, mm.. et sa saad mõttevabaks, et jällegi, et esiteks lähed tõesti lapsepõlve tagasi ja siis hakkavad need mõtted ja lahendused tulema. seesama Aliase tüüpi, et näiteks võib ka notsud siis mängida nii, et täpselt jagame ära 4 kaarti ja kui ma panen näiteks kaardipaarid maha, siin on kuked, ma ei näita sulle ja ma panen kaardipaari maha ja ma -hmm. pean sulle näitama, et nagu niimoodi kes seal Aliase on tüüp, et mm? -hmm. no, kes jah, seal oli ja hääletult kui sa ja ja hääletult ja täpselt, kui seal on teise keelekultuuriga inimesi või ongi eri keelekultuuriga inimesi, et on temal ka huvitav, et ta saab ka kaasa mängida ja hääletult näitad ja siis muidugi, et võib siis nagu segakeeles öelda, et mida see inimene mõtles ja see ongi põnev, et kui sa juba saavad sul need paarid seal selgeks siis sa juba oskad nagu arvata, et okei, papagoi ei ole, järelikult on kukk, oota, mis see olla võib, et võib ka leppida kokku näiteks, et alati pead erinevalt näitama, et sa juba seda mm. näitasid, et proovi midagi muud. Et See, jällegi, ma ei tea, mitmes versioon see juba on ju, et ja kuidas ühe samas mul tuli tead, kaardipakiga. Katrin, nii huvitav üks asi, ma tahan siin kiiruga jagada, et ma olen mänginud nii, noh, ikka rahvusvaheliselt, kuna me oleme siin selles keskkonnas, siis oleme hääled, mis meil on, nagu saab mingeid hääli nagu teha. aga tead, kui huvitav siis näiteks, kui me ütleme, et koer teeb au-au, siis soome keeles ei ole au-au, ma isegi ei mäleta, mis seal on, et kui me ütleme kikeriki, siis soome keeles ei ole see kikeriki, ma ei mäleta, mis asi seal oli ja mõmm-mõmm näiteks ei ole, siis no ei saa aru, no ongi nagu huvitav. absoluutselt ja häältega võid samamoodi mängida, et ta paneb maha, on ju, sul on võib-olla 10 rahvust seal, ta paneb maha, ta Mhm. peab ütlema selle looma hääle ja siis sa oled eestlane, mõtled, et mis siis oota, mis looma hääli tema teeb, et mina ei tea sellist looma. jaa, et üsna absoluutselt, huvitav, väga-väga lahe absoluutselt mõte sellest väiksest kaardipakist. ja ja, ja ütleme, neid asju ma tahakski ka jagada, sest mäletad, kui ma ütlesin sulle, et noh, mu unistus on, et inimesed ei jääks nagu sellesse mänguõpetusse kinni, vaid see mäng ise peaks nagu
kõnetama ja kui sa tuled seda mängu mängima, siis lase nagu vabaks ja tunne huvi või noh, et see 3 minutit 20 sekundit, et kujutad ette, Merike, kui sa ütled kellelegi, võib-olla tihtipeale mina lapsevanemana ka ju, ma ei ole ideaalne lapsevanem, ütlen ka lastele, et mul ei ole aega, mõtle, ta tuleb sinu juurde, emme, issi, mis iganes, võib-olla on kasvataja, et sa näed, et ta tahab sinuga olla 3 minutit 20 sekundit. Mega, noh, meil on 24 tundi päevas, ma ei tea, üleval oleme 14 tundi ja 3 minutit 20 sekundit veeta nagu niimoodi nende kollaste kaartidega oma lapsega, kellele sa võib-olla muidu ütleksid, et mul ei ole aega, sest see aeg on ka nii suhteline, et kas sul ei ole aega 3 minutit ja 20 sekundit, võib-olla ongi see ütlemine, mul ei ole aega, sest sa kuidagi tahad tähtsamaid asju teha, aga siis sa saad nagu korraks nagu time out võtta ja võtta see 3 minutit 20 sekundit. et see on nagu hästi, noh, oluline asi, mida silmas pidada, et ma veel kord, ma ei ole mingi terapeut, aga lihtsalt just nimelt, et need suhted oleksid terved, et kui sa ka lähed mängima seda mängu või kuidagi, et see peab tulema nagu helgusega, et sa ei saa mm.. niimoodi pahuralt mängida või et kas või tead, 3 minutiks ja 20 sekundiks võtad selle, ah, tühja kah, davai, teeme mängime, ära. ma teeme olen, ära. mul lihtsalt saad aru, mitu mõtet tuli pähe, siis üks asi ma mõtlen, et 3 minutit 20 sekundit, mida sa siin oled nüüd ju korduvalt maininud, tegelikult see ei lähe, no see, kui võidu peale tahad, mitte võidu peale, kui sa tahad lihtsalt ära mängida, aga tegelikult nüüd kasutame kõiki neid nippe, mida me veel juurde ja, rääkisime, siis sellest lähebki mõnusaks jorinaks, ja vaata, et kui sa saadki mõnusalt oma lapsega võib-olla siis nagu rohkem tuttavaks. Kuna meil on alati ju kiire, minul täpselt samamoodi on olnud, nüüd on õnneks need nii suured ja kui nad külla tulevad, siis ma tean, oota, emme tahab rääkida praegu. Jälle game over, game over, lapsed ütlevad nagu, et okei okay.. aga mul tuli üks asi, saad aru, numeroloogina mul ikka mõte kogu aeg keevitab, et mis inimesed on sellised võitja hingega inimesed ja siis mõtlesingi praegu, ma pole kunagi niimoodi enne, ma pole ammu lauamängu mänginud, ütlen ausalt. aga on teatud inimesed ju, kes alati võita tahavad ja saad aru, ma praegu lasin täiega peast läbi, mis tüübid on need, kes tahavad alati võita. Oled ka kindlasti kogenud, et nagu 0-4 läheb närvi veel, vaata, mis mhm. asja nagu, ebaaus ja sellised asjad. võtame välja, juhendis oli täpselt niimoodi kirjutatud. ja siis ma kogu aeg vaaritan, aga see pole praegu oluline, nii et ma ei hakka kedagi siin sõrmega ei, näitama. tegelikult see on hea, see on väga hea point, et sa selle välja tõid. tõepoolest, mida teha siis? Mhm, ja nüüd jõuame ühe teise mänguni. mida teha siis? kas sa oled kuulnud sellest nagu liisu heitmine, mida vist mhm. kasutatakse isegi õigusmaastikul, et vahel, kui ei saa hakkama, et vaidlus käib ja käib ja käib ja siis on vaja liisku heita, kas me teeme nii või teeme naa. Nii, Merike, näitan Katre, sulle sellist asja, vaata. nii. kui sa nüüd seda ei tea, siis ma ei tea, mis sa tead. nii, tead, tuleb tuttav ette? Tripsaps, ei, see, jaa, tean, jaa. oota, viska, Trips-traps-trull, ei, lükka. täpselt. Trips-traps-trulli nii-öelda mängu, ma ei tea, no nüüd jäi. nüüd näeb mm. jah, -hmm. trips-traps-trulli mängulaud. kõik Mm -hmm. oskavad teha trelle, on ju. Mm. ja nüüd järgmine. lepid kokku, et 0 on võit ja X on kaotus. no umbes nii, et need on nüüd tagurpidi, et Mm -hmm. trips-traps-trull ongi sinu liisu heitmise variant, et mängite ühe kiire trips-traps-trulli. nii, mumm on võit, X on kaotus. lepime täna kokku, et me mängime kaotaja peale ehk et see, kes saab notsu, on võitja ja teinekord lepime kokku, et me mängime võidu peale ehk et see, kellel jäävad esimesena käed tühjaks, on siis võitja. et absoluutselt ja võib ka nagu, ma ei tea, loosida välja võitja või mis iganes, et Mm selles -hmm. mõttes ma saan aru väga hästi, lauamängude juures on ka olemas strateegilised mängud. strateegilised mängud, mis nõuavadki nagu päriselt
ma ei tea, male või kabe, et sa pead olema strateeg, seal võib-olla suhelda ei olegi väga vaja, vaid sa pead olema tõeline strateeg. ma ei räägi nendest mängudest, sest ma olen väga halb strateeg, ma olen nii kibelane, et ma pigem tahan suhelda ja minu ja. missioon, mida ma tahan kanda, on see, et ärgitada inimesi suhtlema ja läbi sellise lihtsa olengu või lihtsa mängu sa korraks nagu raputad kogu selle pinge maha, mis sul on olnud, et isegi kui sa oled selline võitja hingega, siis ütled praegu, et praegu lihtsalt Relax. möllame lihtsalt, et ma ei tea, mängime mis iganes. aga tead, see trips-traps-trull mul tuli ka nagu hea mõte, et näiteks ka see, ütleme, peretüli, ma ei ütleks, selline ütleme, erimeelsused, et kas minna sinna restorani või sinna restorani. mängige trips-traps-trulli. Mumm on näiteks restoran Hiina ja X on näiteks restoran Argentiina. ja see, mis siis tuleb, see tuleb. kui jääb Väga hea viiki, siis mõte. mängite senikaua, kuni keegi võidab. et see on mõneti nagu selline, noh, liisu heitmisi, ma näitan veel ühte mängu, kui tohib. Tohib. Head Eesti mängud, et need on ka Kirjandusmuuseumi folkloristide tehtud, siin on ka mõned liisusalmid. Näita veel uuesti liisusalmid on, kaamerisse. Näita veitsa uuesti kaamerasse, veitsa jooksis ära. Nii, natukene äkki ma veel. võtan Ei, selle hägustuse korraks ära. Nii, hopsti. Näete, kui hea. Oh, väga jah. super. ja Merike, kas Tead, sa mäletad seda, kui lastena meil oli vaja vaata leida see, kes hukakas nagu loeb või kas sa mäletad seda mäletan. üki-kaki kommi-nommi, Nommi, nommi, vanamees hüppas vanamees üle hüppas pommi? üle pommi, just, pommi. et Ja. seda võib ka kasutada näiteks, et Ahah. Merike, me ei ole kokku leppinud, et kas me läheme Argentiina või Hiina restorani ja siis me teeme üki-kaki kommi-nommi, vanamees hüppas üle pommi, noh. tegelikult ka seesama mündi heitmine on üks variant, aga läbi mängu seda teha on ka võib-olla, et võib-olla keegi on vihane nagu ja siis sa tuled selle, tule siia, mängime trips-traps-trulli ja siis on nagu, et mida sa just tegid nagu, et meil oli siin nagu action ja sa kutsud mind nagu trips-traps-trulli mängima. What? Ütleb, ja, ei tule. ja aga see noh, sa siis pead kõdi Ma saan tegema. aru. See on see lapsikus, siis tead, kui jah, naljakas. täpselt, Üks nii just. naljakas asi, siis mu soomlaste elukaaslane õpib kogu aeg eesti keelt vaikselt ja siis, kui ta ütleb mulle niimoodi eesti keeles, ütleb tule siia, siis ta ütleb nii armsa aktsendiga. Sa praegu just vihjasid, ütlesid tule siia, siis vaata, mulle nii Tundsid ära meeldib. ja Ja tundsin praegu ära, mõtlesin, et issand juba, kus ta on. Et, et issand juba kodus. ja, aga ma tahtsin ütelda, et ma olen nii tänulik, et sa, Katre, räägid kõigest sellest. Vaata, me oleme sinuga seal, noh, ma olen 47, on ju, mis sa olid seal nõks vanem minust äkki või? 76. 76 oled sina, ma olen 78 sündinud. Ma olen 47, jah. No okei, vahet pole. Aga me oleme selle aja inimesed, kus vaata ja kusjuures teate, mis ma teile ütlen päriselt välja, ma olen seda maininud ka, meil on Katrega samasugune missioon. Ehk siis ma olen rääkinud sünnikaardist tuleb ju välja missioon. Ja siis meil on, ütleme, hästi laias laastus ilusasti öeldud, me oleme nagu vaimsed juhid, vaimsed õpetajad. Ehk siis ilma maskideta peame andma inimestele nagu õpetusi edasi. Ehk siis vot ehedalt räägime, aga mis kõige magusam on praegu selle asja juures see, et kui paljud meist üleüldse unustavad ära selle lapsikuse või selle lapsemeelsuse, mitte lapsikus, aga ütleme lapsemeelsuse. See on nii tore, kuidas sa seda räägid. Mina ka aeg-ajalt käin ikka näpistan siit külje pealt ja kuskilt niimoodi nagu oma elukaaslasi, siis ta ütleb, et ja mis sul hakkas nüüd mingi selline mingi ülienergia. Siis ma ütlen, on jah, kujutad ette. Ja siis ma käin nagu rohutirts õhtul kell 10 veel hüppan siin ringi. Okei, te võite öelda HDOD, noh siis ATH vist, ma ei tea, kuidas eesti keeles öeldakse. Aga minu meelest on ATH. nii mega, ATH jah, siis on minu meelest on nii lahe, et ikkagi läbi mängude, just nagu sa ütlesid, et isegi siis, kui on mingi erimeelsus kodus on ju ja siis sa ütled, davai, tule siia, teeme tripsast trulli praegu, kas Hiina või Argentiina aga jätka nüüd ja kas ma olen lihtsalt nii õnnelik, ma olen nii eufoorias, et kui lahedad mõtted, et palun ka kommenteerige siia, et kas keegi saab siit mingit nippi või sai mingit nippi või mida teie ise kodus kasutate, mis nippe te kasutate, võib-olla seod näiteks mehel sokid kokku
või ma ei tea, mis. absoluutselt ja, No et see sokisahtel on selline, et leia paariline näiteks, et paarid ahah, on kõik näete, segamini. Katril on kohe oma versioon siin. Ma mäletan, kui koolis oli, ma sain alati vanema õed sukkapüksid, sest natuke kehva elutingimus oli kunagi nõukaaeg, aga see oli väga hea. Ja siis ka me koolis ju tegime, paljud tegid niimoodi, paljudel sama seis, et vanema õe sukkapüksid jalas, siis me sidusime neid kinni, siis liikusime niimoodi vahetunnis. Ja siis õpetaja tuli seal, aga nii põnev oli. no mina mäletan mingil hetkel mäletan, et ma panin punased sukkapüksid pähe ja tahtsin olla Buratino. ära küsi, miks nagu. Ei küsi, ei küsi. et tal oli ilmselt selline müts, onju. jah, et igasugu ja tegelikult tõesti vaata, kui lahe on see, et see teeb meid õnnelikuks ja ma olen täpselt sama jah, meelt, et te ei pea olema lapsikud, vaid leidke endas see laps ülesse, sest mõneti see elukaar meid kuidagi niimoodi ka veab, et me tahame või ei taha, kas me oleme emad või me ei ole emad, me ikka mingil hetkel ka vanemana puutume kokku nende noorematega, et näiteks siin, kus mina elan, siin linnas on selline keskus nagu Eluringi keskus ja siin on koos vanadekodu ja lasteaed. ja see on geniaalne selles mõttes, et ruumid on kohaldatud täpselt selliseks, et kui sul on näiteks rohkem vanainimesi, siis saad neid ruume kasutada, siis saad jälle lasteaiaruume kasutada ja arengukaares või see inimese arenguring näiteks ütleb seda, et teadlased on öelnud, et vanaema, ütleme, et 80-ne ja see väike laps saavad nagu kõige paremini läbi ja mm,. paraku just see 40-ne ja see teismeline ei saa läbi. noh, see on nagu see elu paradoks, näpud on ju. püstis. just, et emad või siis hooldajad või ka isad ja lapsed selles vanuses just, et on nagu keeruline aru saada, aga just need vanemad inimesed ja lapsed saavad omavahel hästi hakkama ja see on nagu loogiline ka, et vaata, kui sa oled nagu sellises vanemas eas, siis sa saad seda elurõõmu või sellist sära just läbi laste nagu Mm, endasse lasta. et aga seda lapse rõõmu ja lapsemeelsust võib endasse lasta igal ajal teadlikult, et sa ei unusta seda ära, et sa kasvõi noh, leiad oma sugulaste lapsed või mis iganes. aga läheme sinna suguvõsa kokkutulekute juurde võib-olla. et näiteks, lähme. kui on hästi palju erinevaid inimesi koos, keda noh, sa ei tea, ma mäletan nõukaajal need sünnipäevad olid tavaliselt sellised kartulisalati ja viina võtmised ja tantsimised, mis Pikk ei ole laud. ka paha, ja pikk laud, mis ei ole ka üldse paha, et tants ja liikumine, laulmine, väga okei. aga ja mõtlesin välja sellise asja, et on olemas ka selline mäng nagu Tõde või tegu, ma ei tea, ahah. pudelimäng siis, oled kuulnud kunagi, mänginud võib-olla Ma pudel? olen näinud, noored, tähendab, mul poisid ütlesid, et nad kuidagi on ka seda harrastanud. mina ei ole. Mhm. ma tean, et see, jah, räägi. aga pudelimäng iseenesest, noh, lihtne, et keerutad pudelit, kelle juurde jääb, võtan siis kaardi ja küsin, et noh, tõde või tegu ja siis ta peab mõtlema, et noh, kas ma tahan mõne teo teha, mis võib olla ka oma lemmikpoisi suudlemine näiteks, eks ole, Oh. või siis tegu ma pean, või vabandust, tõde, ma pean midagi ütlema, noh, mitte valetama, eks. aga ma mõtlesin nende suguvõsa kokkutulekute peale, et mingil hetkel ka ma arvan, et ma olin võib-olla 30 või mind õudselt huvitas kõik see, kust me tuleme ja mul on näiteks vanaisa on vallas laps ja siis ma mõtlesin, et issand, äkki on võimalik teada kuidagi, kes oli ta isa. no seda ilmselt saab juba nüüd DNA testiga, aga tihtipeale vaata, kui on sul seal 20, 30 inimest, võib-olla isegi 100, sa ei jõua iga inimese juurde ja Mm. tegelikult sa tahad sellist mõnusat vestlust, võib-olla mingit teadmust koguda igalt ühelt, sest nad on kõik nii huvitavad. Nad on kas sa siis oled ise hõimlane või sugulane, ütleme mitte veresugulane ehk hõimlane või sugulane, vahet ei ole, aga nad on ju nii huvitavad, tahaks nagu igaüheni jõuda, aga ei jõua. siis enne seda võiks igalühel olla valge paber ja ta No. kirjutabki sinna ühe teo, mis ta tahaks teha seal kõigi ees näiteks. ja ühe tõde, üks tõde.
mida ta tahaks, et keegi ütleks, et kas sa oled kunagi, ma ei tea, leiba küpsetanud või mis iganes. aga see peab kuidagi sind iseloomustama, näiteks kirjutadki siia lipiku peale Katre, ma ei tea, võib-olla vanus ka, võib-olla on huvitav see perekonnanimi teada, et sa tutvustad kõigile, kes sa oled ja siis see tegu ja tõde. Ja siis paned numbri ka ja siis või ei pea numbrit panema, rullid selle kokku, paned kuskile mütsi sisse ja siis on keegi nii-öelda, hakkab see mütsikene mööda lauda käima, kõik võtavad sealt välja, kõigepealt ütlevad, et kas ma teen tõe või teo, võtavad selle sildi välja, nimetavad, kes selle kirjutanud on, nagu tore, tema kirjutas, väga huvitav ja nüüd mina hakkan seda järgi tegema. jällegi selline põnev viis, kuidas tegelikult tekitada sellist mitmeinimiselist dialoogi, et kõigil on ka huvitav nagu seda vaadata, et on natuke selline stand-up. et jah, seda on võimalik mängida pudeliga, aga seda on võimalik ka mängida täpselt bingona, näiteks ka teed huvitavamaks, paned igale sellele sedelile numbri, keegi seal on see bingo inimene, kes võtab numbri ja just, ja siis tuleb arvata, et kas sa teed, noh, et kas see on tõde või tegu. ja muidugi arvestadagi seda, et jällegi noh, mis mind nagu puudutab, on seesama empaatia, et empaatia siis minu hinnangul, noh, empaatia ei saa ka olla, et see, et sa armastad kõiki ja oled väga empaatiline, saad kõikidest aru. ei pea, aga sa pead, empaatia minu jaoks tähendab seda, et sa korra proovid nagu teise kingadesse minna. mm. ja mõneti see, kui sa näed, et keegi on sinna midagi kirjutanud ja sina loed, mida teine on kirjutanud, mida nagu tema võiks teha, siis see on ka mõneti nagu tema kingadesse astumine. sest ega inimesed ei pea kõik olema meile meeldivad, see on jälle hinnang, eks ole, meeldib, ei meeldi, et pole nagu minu cup of tea. aga inimesed on hästi huvitavad ja vot, kui sa nagu selle huvitavuse või nagu selle tood esile, siis mina arvan, et see ongi juba empaatiline, et sa lihtsalt nagu baasiliselt tunned huvi inimeste vastu. sa päriselt tahad teada, mis on tema tõde või tegu, issand kui huvitav, tema see on nii, kirjutas selle, vau. see on nii huvitav selles osas, et meil on tegelikult järgmine aasta tulemas suguvõsa kokkutulek ja see on nüüd langenud nagu niinimetatud meie pere, sest meie peres on palju inimesi, aga siis suguvõsa on seal üle Eesti, et siis just oli emaga oli eile jutuajamine, joh, ei tea, see oli nii huvitav, aga vahet pole selles suhtes suguvõsa kokkutulekust, aga see on väga-väga põnev. tead, mis, Katre, enne seda, kui see tõde või tegu, sa näitasid ühte kaardipakki ja minu meelest sa ei jõudnudki sellest midagi rääkida. See oli see Eesti, aa ei, jaa. enne seda pudelit tõstsid ühe kaardipaki ja siis ma hakkasin siin, ma ei tea, mis, head Eesti Mhm. mängud. sa ei jõudnud sellest jah, ühtegi sõna rääkida. ma ei jõudnud sellest tõesti rääkida, sest tegelikult siis tegemist ongi mängudega, mida on kogutud eestlastelt kokku ja siin on siis sisu korras on tagaajamise peituse mängud, hüppenööri ja hüppemängud, tähelepanu osavusmängud, pimesiku ja keeldudega mängud, jooksu tegevustikuga mängud, sõna ja pallimängud, seltskonnamängud, paberi ja sissevedamismängud ja vanaaja mängud. see on folklorist Astrid Tuisk on selle kokku pannud ja meie siis kirjeldame, ehk et siin on samamoodi need mängud kaartide peal kirjas ja Mm. näiteks ka on võimalik seda mängidagi niimoodi, et siin on see mängukirjeldus, et issand, ma ei mäletagi, kuidas seda pimesikku mängitakse, saad siit vaadata. Mhm. aga teine asi on see, et sa lähed, okei, võib-olla sa jooksumänge ei taha teha, siis sa võtad need helesinised kaardid siit välja, onju. ja siis lähed oma, noh, ta ei pea laps olema jälle, onju, ta võib-olla saad oma mehega mängida, lihtsalt tuleb siin tuju, et sööma ja, ei taha minna, sööma ei ole raha minna. no ei, Pole see raha, ka. mis asja, ei ole raha mängida või ikka, lase laps endast välja ja lase oma härral või proual või ükskõik, kellega sa koos elad, isegi kui sa üksi elad, lase naabril tõmmata, ma ei tea, tee ühistu koosolek, lase tõmmata üks kaart ja päriselt mõtlesid ühistu koosoleku ja ma ei tead, usu. miks mitte? see, see on ka koht, kus tegelikult minu mõte on selles, et mõtle tegelikult tead, kuidas turvalisus tõuseb siis, kui sa tegelikult tead, kes ümber elavad. ja siis selline koos mängimine aitab, teed korra hukake ära ja ei,
see on see, et peidad ära mingi üliolulise paberi, vaata Merike, mingi maja hooldusleht ja siis ütled, me mängime peituse mängu, ma peitsin selle Jaa. just ära, nüüd me hakkame seda kõike otsima. et nüüd imeline lepime koostöö. kokku, et kas pall või mis sa ütlesid, kas see, mis on ring või rist, et kes läheb otsima ja, praegu esimesena onju. ja täpselt, kes ma läheb võin sulle otsima? komöödia, kuule tead äh,, sa ütlesid, et sinised, mis värvid seal on, et natuke näita sinna kaamerasse jälle või ja võta oota, see ma asi maha. võtan jälle et selle see bluurinduse praegu ära. oli mulle täiega uudis, et ja Siin on siis nii nagu sisu korras näha, et ta ei olegi raamatuna, vaid ta on nagu sellise, mm. vaata, sa näed nagu pahempidi. ei, õigesti näen, mina näen jah, õigesti, ma ei tea, kuidas teised näevad. mina näen väga hästi praegu. ja andke märku, kas te kuulete ja kas te näete ka õiget, mina näen küll, vana aja mängud, näed. mul tekkis nüüd küll tõsiselt nagu, issand, kui huvitav, ma olen väga selles suhtes kauge nendest asjadest, kus sellise kaardipaki vanaema saab endale, nõngakera näiteks, kus asi ongi kus saab selles, et vaat soetada seda ja kaardipakki? jällegi Apollost, Rahvaraamatust, mulle võid helistada. sul tuleb varsti, tähendab, jõulud tulevad varsti, siis sa võid mulle oma aadressi anda, ma saadan selle sulle jõuludeks, äkki nii, Rovaniemi. Rovaniemi jõuluvana toob sulle. issand, ma kirjuta tahan talle seda kiri. kingitust. vaata, okei kirjuta ja te võite kõik mulle jõulukirju kirjutada siis meili peale, et võtame seda kui jõulukirja, aga Merikesele ma kingin selle, sest ma lihtsalt, ma olen ka Merikesele tänulik, et ta mulle siin lubab lobiseda niimoodi ma olen nii tema õnnelik, jälgijaskonna. ma olen nii õnnelik, tegelikult meil ei olnud päriselt ka, meil polnud seda ette ei, kavatsetud, ma ei teadnud isegi, mis mänge. aitäh, Katre, ma ei tea, mul pole midagi sulle kinkida. sa vastaka, kinkisid mulle eetriaega juba teist korda. kes? Katre kallis, aga nüüd, kui sa ütlesid, et nad võivad sulle kirjutada, kuhu nad kirjutavad sulle? katre@loovhoog.ee. okei, loovhoog näeb ka siin, oh väga jah. hästi. katre@loovhoog.ee ja nad võivad siis kirjutada, mis soovidest, et nad tahavad mingit kaardipakki, saavad otse sinu kaudu ka, nagu ma aru saan. saavad otse minu kaudu ka, et kuna noh, lihtsalt mingis poes ei pruugi olla näiteks või mingisugune, on küll, need on. on alati poodides, aga lihtsalt minu käest, kuna ma vist eelmises videos ütlesin ka, et mul ei ole kontakti inimestega ja ma võib-olla võin ka mingeid mõtteid saata sinna juurde kaardikese peale, et mida sa võiksid veel selle kaardipakiga teha, et üks asi on see, et Hmm. sul on siin mänge, mitu mängu siin on, seda ma unustasin ka öelda, siin on mänge kokku äh, üle 40, üle 40 mängu, jah. ja ma võin sulle ka kirjutada, näiteks sa kirjeldad mulle, et tead, ma mõtlesin seda kaardipakki soetada sellepärast, et ja Mhm. võib-olla sa usaldad mind ja kirjutad, milleks sa selle kaardipaki soetad ja ma kirjutan sulle veel sinna juurde, mida sa võiksid veel teha. sest selle, ma olen selle 11 aastat kaardipakiga. selle kaardipakiga just nimelt, et nagu seesama Notsu, et see, mida me siin räägime, seda ei ole seal juhendis ega kuskil, et see on lihtsalt noh, mõtted, mis mul on tulnud, et mida veel teha, et siis ma saan sulle, kes sa mulle kirjutad, mul tuli see mõte just praegu, et ma saan sulle Mm. veel kirjutada, kui sa jagad minuga, miks sa seda tahad, see on minule meeletult huvitav informatsioon, siis ma saan sulle jagada, mis sa veel selle kaardipakiga võiksid teha. küsimus. ja muidugi. õpeta. ma mõtlesin seda, et aga näiteks minusugune, kellel on väga vähe kogemus kaardipakkidega või kaartidega üldse, kaartidega, lauamängudega, me ei räägi tegelikult ainult kaartidest, eks ju. et aga mina tahan kingituseks just seda rohelist. aitäh. ja, aga näiteks, kui ma ei tea üldse nendest asjadest mitte midagi, kas ma võiksin ka sulle või siis teie seast äkki keegi nüüd on selline inimene, kirjutab sulle, et tere, Katre, vaatasin numbrite keeles seda videot ja vot mul on selline värk, et sellist asja tahaksin, et meil tuleb näiteks nii palju inimesi ja vot tahaks kuidagi sisustada, et kas sa annaksid mulle nõu, et mis mängu näiteks võiksin soetada või mida võiksin sealt, ma ei tea, Apollos on ka 50 000 neid, aga ma ei tea, mida valida. et kas võiks ka midagi tead, sellist sinu jaa, käest küsida? absoluutselt. ja tead, küsi, inimene, kes sul on see mõte, küsi mu käest, et Mm. kuna mind huvitab see,
et inimene võiks raputada maha selle tabu või mis tal on, need mõtted, muremõtted ja võiks natukene lapse endast välja lasta, siis ma jagan sulle ka informatsiooni tasuta, et sa ei pea alati nagu täpselt soetama seda mängu. et ma olen 11 aastat teinud ju üksinda seda loovhoogi, et mul väga palju klientidega kokkupuuteid ei ole kui ainult laatadel. Et kui sa mulle juba kirjutad, ma hea meelega jagan sulle veel infot, mis minul sulle on anda, kuidas seda nii-öelda sündmust veel huvitavamaks teha tasuta. Just nimelt sellepärast, et ma tahan, et inimesed läbi mängu saaksid oma suhted teineteisega soojemaks või vähemalt neid kuidagi sellelt lapse tasandilt üles ehitada, et seal ei ole tabusid, kui me neid suhteid loome või nagu me Merikesega selle video alguses rääkisime, et issand, kui tore, kui oleks esimesel ka romantilisel kohtingul kohe nagu kõik kaardid lauale kohe. olen selline, selline, selline. et jah, et see on võib-olla siis minu missioon, mis ma nüüd suudangi nagu praegu kirjeldada, et alati sa ei pea ka tellima, et lihtsalt mulle teeks nagu meeletut suurt rõõmu, kui ma saangi sulle abiks olla oma nende mõtetega ja kui ma näen, et kellelegi lähevadki need mõtted korda. Aga mul on veel selline küsimus. Ma nüüd proovin natukene tunnetada neid inimesi, kes nüüd vaatavad seal teisel pool ekraani meid, eks ju, et mida võiksid veel mõned inimesed küsida. Et võib-olla tahab sellist küsimust küsida, et ta tahab, tal on näiteks sellises vanuses on ju lapsed, lapselapsed, võib-olla ise on niimoodi, aga tahab nagu jõulukingituseks teha midagi, võib-olla ise elab näiteks Austraalias, aga on Eesti pere. Ja näiteks ta võib ju ma juba näen, sa noogutad, eks, aga ta võib ju ka selle kirjutada, et näed, mul on siin, Teele on selline, Julia on nii vana ja siis sa saaksid ju tegelikult talle kuidagi pakkuda seda ja saaksid ka võib-olla ka komplekteerida selle talle nagu kokku. Ehk siis ma räägin ikkagi nagu, minul on alati raskusi jõulu nagu kingituste idee suhtes. Mina alati lastele ütlen, et noh, ma juba ütlesin ka, mõni ei saa üldse mitte midagi ja mõni saab lihtsalt pika pai, et aga ma tean, et on tohutult palju, kes otsivad praegu seda, et aga ja ei taha osta mingit ninnu-nännut, vaata, et lihtsalt, et see läheks nagu sinna õigesse kohta. Eks küsimus võiks olla ja kindlasti sulle sobib ka see, et nad küsivadki, et näiteks, et on sellises vanuses inimene, ka täiskasvanud, just selle võib-olla 80-sele, eks ju, 70-sele. Sa noogutasid selle ära, ma nägin, ma ei anna veel mikrofoni. Siis teine küsimus näiteks see, et ma ei tea, millegipärast mul tuli selline tunne jälle, kuna ma ise elan Soomes, siis ma tean, et siin on ka Eesti poode. Noh, aga võib-olla sina praegu, kes sa vaatad, ma tean, et meid vaatab erinevast riigist, seepärast et ma käin ikka stuudios, Youtube'i stuudios piilumas, kus riigis mind vaadatakse. Isegi on Indiast, on Bulgaariast, Türgist ja võib-olla keegi tahab sinna oma näiteks, ma ei tea, mingi butiikpood. Ta tahab näiteks seda Eestit võtta, sest igas riigis on meid ju eestlasi päris mõnusalt juba, eks ju. Et siis ta saaks ka sulle jällegi kirjutada arvatavasti ja te saaksite teha mingit koostööd, et kuidas sinna saab mingisuguse pisikese, tahan ütelda nippu, mingi, ma ei tea, kuidas eesti keeles üteldagi, noh, mingi väikse portsu asju lihtsalt läbi sinu ikkagi jälle sinna on ju. Et jah. Jaa, et võib ka nii realisatsiooni peal või kuidas iganes, et lihtsalt kirjuta julgelt, et you never know, et võib-olla on mingi kolmas viis, et mina ei hakka Mm. sulle tingimusi looma, aga kui need mängud jõuavad õigete inimesteni, mitte nad ei jää riiulile tolmama, siis see on ainult mul on ainult hea meel selle üle, et need detailid ja palju maksavad, et noh, need me saame kõik kokku leppida, et lihtsalt nagu Merike ütleb ka, et kuidagi mine oma südamehääle järgi. See südamehääl on see, mis sul alati siin räägib siin kuskil põues, et ta ei ole Intuitsiooni kuula. negatiiv. Ja intuitsiooni kuula, jah. Ja nendest jõuludest ka mulle tegelikult üks klient andis mega hea mõtte. See kaardipakk poes näiteks, see jälle ma ei näe, no see kaardipakk poes on ikkagi üle 10 euro. Ja ma ei tea, kui palju siin on võib-olla vanaemad, võib-olla emad, võib-olla inimesed, kellel on sellised tegelased, kellel käivad päkapikud, et advendi ajal ju peab sussi sees käima
ja tegelikult ma lugesin ära, siin Notsus on ka 33 kaarti, et sa võid teha nii, et sa ostadki kas siis selle 10 eurose või selle, ma ei tea, see on vist 7 eurot midagi ja jagad selle advendi peale, noh, see advendiaeg võib-olla on mingi, kas ta on kuskil 23 päeva ja sa saad teha nii, et iga kord toob sussi sisse sulle kaardi või paar ja oo, kui kõige nunnu. lõpuks toob selle kaardipaki või siis vastupidi, et kõigepealt on tühi kaardipakk võib-olla mõne kommiga, et vaata, et iga õhtul nüüd hakkab iga õhtul või saad kaardi või paar ja siis selle advendiaja lõpuks ongi sul kaardipakk koos. selle andis mulle üks klient, et meil oli ka üks Head Eesti sari oli, jah, mõistatused on ka, oli muinasjutud kunagi olid nagu ühel lehel Eesti muinasjutt lühendatud. et siis ta ütleski, et jaa, et minu lapsele toob iga õhtu või hommik toob päkapikk ühe muinasjutu. ja te võite ise seda teha ka, et näiteks kirjutage ise oma lugusid lastele, jumala lahe, kirjutage rullis paberile oma lugusid, pisikesi lugusid, mida te tahate rääkida oma lapsele, kirjutage, tehke 23 rulli, andke oma lastele või lastelastele, öelge, et pange need igal õhtul sussi sisse, et näed, et päkapikud toovad, ma ei tea, vanaema, vanaisa lugusid. näiteks noh, see, et ütleme, et see raha, ütleme, et kõik nagu kuidagi jääb raha taha, et kui te hakkate, jah, täpselt, ma sain ka lõpuks sellest aru, kui te hakkate nagu liigselt nagu sellele rahale mõtlema, et noh, mul ei ole raha ja mis ma nüüd lähen ostan poest jälle mingi, toetan mingit, ma ei tea, sellist odavat, ma ei tea, kiiresti tehtud asja, mis jääb pärast tolmama. et proovige nagu olla innovaatilised või jagada ennast nende kingitustega, et üks asi, te kingite võib-olla selle kaardimängu, aga siis kinkige aega ka, kirjutage kaardile, et 15 minutit sellel aastal on raudselt sinuga seda mängu mängides või et ma luban, et ma olen iga Mm. kuu 15 minutit sinuga selle mänguga või midagi sellist ka, et kuidagi selline jah, et see lauamäng, kingin ta ära, aga seal tuleks ka see mingi muu kaasa, et ta ei jää tolmu, Mm. ma luban sulle, et võtame iga kord, kui me kohvile läheme, võtame selle, et teeme nagu, laseme endast lapsed välja, mis iganes. et või siis ka küsige küsimusi teineteiselt, et võib-olla jõuangi nüüd sellele ühele versioonile veel. ma võtan selle hägu ära, et mis versioon lauamänge on veel, on küsimus ja vastus. Inglismaal on nad hästi populaarsed, et kui prouad lähevad kellaviie teele, siis nad mängivad selliseid trivia mänge, aga sellel on hästi kihvt pealkiri. Ahah, ja ta näeb välja nagu kondoomipakk, on ju. ja see ei ahah, ole juhuslik. see ongi ahah, sellepärast, et see kaardipakk on tehtud koostöös Seksuaaltervise Liiduga päris pikka aega tagasi, seda peakski nüüd uuendama, et rääkida avatult ka seksist ja tervisest, et seks ei ole tabu. siin on väga kihvtid küsimused, näiteks meeste võimetus saavutada ja säilitada erektsiooni. hea teada. Et mis on impotentsus, jah, just nimelt, et mis on impotentsus näiteks. siis on, kas päevade ajal võib vahekorras olla? Mis vanuses hakkavad tüdrukutel rinnad kasvama? sellised trivia küsimused nii-öelda nimetatakse ja neid sarjas on meil päris palju. meil on ka näiteks jõulude teemaline. täpselt mm. samamoodi saab jälle, seltskond on koos, võetakse see kaardipakk, siin on küsimused-vastused, hakkame jõulude ajal küsima. või te saate ka ise teha need, näiteks kellelgi on sünnipäev. teeme Merikese mängu. Merikesel tuleb järgmisel aastal 48, on ju? ja Merike teeb 48 küsimust enda kohta, mida ta tahab teistelt küsida Assa, ja no vot, ja nägid? siis teab, kes teab ja muidugi on neid, vaata neid internetis neid portaale ka, kus saavad inimesed nende nutitelefonidega mängida, aga pigem kui on selline vahetu, et ongi nagu nende kaardikeste peal, et oled näiteks ise kirjutanud või ma ei tea, mõne pildi võib-olla pannud, võib-olla mõni küsimus on pildiga näiteks, et sa paned oma lapse mustvalge foto ja oma mehe mustvalge beebifoto ja iseenda mustvalge beebifoto kuskile ja siis lased ära arvata, et milline neist olen mina, on ju, beebid on ikka suht nagu ühesugused või midagi sellist, et
jah, et see on ka üks meie sari, mis me oleme alati teinud siis koostöös teadlastega, muuseumitega, mida iganes. aga vaata, jah, mul küsi-. tekkis praegu mõte, väga huvitav. vaata, sa ütlesid, et teeme, Merike, sinu mängu, et küsimused, aga ma mõtlen, täiega hea idee ju, et vaata, nii nagu ma tean, et siin mingi aasta või paar tagasi oli hästi populaarne, siis kingiti selliseid asju nagu tehti tassi, siis tehti oma perepiltidega näiteks kalendreid. hullult kõik nagu kinkisid neid risti ja rästi, onju. aga see on ka mega huvitav, et näiteks kui kellelgi nüüd teist tekkiski see mõte, jällegi taas põhjus sinuga nagu arutada, sest ma saan aru, et siis see loovhoog aitabki seda kaardipakki luua, on ju? Teie aitate seda luua. Jaa, no nüüd ma siis räägin ühe teise loo ka veel, et Loovhawk teeb tooted valmis ja müüb neid kõigile. aga nüüd on olemas ka kaubamärk Tšolk, Mm. CHOLK. Ja miks Tšolk? See Tšolgi lugu, tšolk.ee ka natukene veel, ta ei ole veel nii valmis, aga ta valmib, see koduleht. Ma enam ei varja, et ma olen tartlane, väike provintsilinn siin Eestis. Ja Tartus Eesti esimese vabariigi ajal oli üks Jüri nimeline tegelane, kellega mul ei ole mitte mingit sugulust. aga see Jüri nimeline inimene lõi oma kirjastuse, mille nimi oli Tšolk. ja kuidagi omal ajal ma tulin siia Tartusse ka nii, et no issand jumal, see on nii nõme linn, no armastus tõi mu siia. ja ma olen siin elanud juba 15 aastat, 16 aastat ja teate, see teadmine, et siin väikeses linnas on keegi tegus inimene kunagi toimetanud oma kirjastusega ja ma nüüd aastal 2025 teen sama. see on nagu midagi sellist nagu, oh, mida tahakski edasi kanda. et mingis väikeses linnas elab üks kirjastaja, kes tegelikult noh, mõte on selle tšolgiga maailma minna, et kes võib-olla tahabki kõnetada või liigutada kogu maailma, et see ei ole niivõrd ambitsioon, aga see on nagu tahtmine ennast jagada, mida on mulle Merike ka läbi numbrite rääkinud. et jaga ennast, et sa ei saa jääda oma selle teadmise või mõtetega siia Tartusse, vaid sa pead seda jagama ja jumal tänatud, tegelikult innovatsioon, uuendused, uus maailm on tegelikult väga lahe. meil on olemas nüüd internet, mis levib igal pool. Kuul, ma ei tea, kas ta levib. meil on olemas YouTube, meil on olemas meeletult informatsiooni, kuidas iseennast ka levitada, noh, sealjuures on ka see infokriitilisus, et võib-olla noh, kes mind ei taha kuulata, ei pea ka kuulama, et see ei ole kohustus, aga kuidagi see jah, sellest, see on siis see Tšolgi lugu nii-öelda, et see tšolk.ee ja läbi selle Tšolgi mõte ongi aidata ettevõtetel siis oma ideid viia kas siis oma klientidele või inimesteni läbi selliste lihtsate mängude. ja kui inimestel on endal ka näiteks nagu mingi mõte, et ah, ma tahaks oma mängu teha, siis loomulikult see maksab raha, aga kui sul on paberit, kui sul on käed, kui sul on pliiats, siis tee see ise ja nüüd nii-öelda, kui rääkides veel informatsioonist ja selle jagamisest, siis võib-olla see Youtube'i kanal, mida ma tahan hakata tegema, ongi see, et ma tahangi seal tasuta jagada sulle mõtteid, kuidas sa saaksid selle oma mängu ära teha või kuidas sa saaksid jällegi nagu lapse endast välja lasta ja tegeleda sellega, et sa võib-olla jagad kas siis ennast või sa astud nagu parematesse suhetesse inimestega läbi sellise olukorra, kus sa algatuseks võtad kõik õlgadelt maha ja sisened sellesse mängu sellise mõnusa lapsemeelsuse, sellise kollase päikesena. isegi kui sul võib-olla on kehv olla või näiteks seesama vanadekodu lugu, et mu tädi on vanadekodus, seal ei ole väga kihvt olla, aga sa mängid seda nutsumängu, et seal lihtsalt sa tekitad selle olukorra, et sul on temaga praegu lahe olla, et sa ei pea nagu sellist võib-olla ebamugavat vestlust pidama, vaid sa keskendud sellele lihtsale mängule. vot see, ma räägin seda hästi morbiidselt ma, ma, aga, ma praegu, aga ma jah, mõtlesingi, et ma ootan, millal sa nagu
väga kurvaks juba muutud. Ma nüüd võtan mikrofoni kähku endale, et ole hea, Katre, vahepeal siis, kui sa rääkisid, ma otsisin meie vestlusest välja, kuidas seda tšolki kirjutatakse, et vaata praegu oma nime taha, seal on Katre Loov-Hoog ja siis ma kirjutasin selle tšolki. Kas see tuli õigesti sinna? jaa, täpselt nii, ja, absoluutselt. Ta ei ja tähenda mitte midagi, et ta ei ole tšalk, ta ei ole kriit, et täiesti mitte midagi tähendav, et üks Jüri esimesel Eesti Vabariigi ajal mõtles selle sõna välja. ja siis ma tahtsin seda ütelda, et me hakkame vaikselt otsa kokku tõmbama, et ja, mul on nii hea meel, et sa, Katre, seda kõike rääkisid, sellepärast et Katre alustab või alustas äkki juba oma Youtube'i kanalit ka, aga nüüd anname Katrele hästi mõnusa hoo sisse, et ta lõpuks ometi hakkaks seal üles panema nendest mängudest, nii nagu ta praegu meile kõigile rääkis, et ta hakkaks tegemagi just neid videoid nendest mängudest, et me saaksime rohkem aimu, sest no tõsiselt, mina olen ikka tõesti väga kaugel nendest asjadest, ma olen sulle siiralt tänulik, et sa rääkisid täna nendest, juba valmis saama seda kingitust enne seda, kui ma Rovaniemi jõuluvanale kirjutan, et selles suhtes, et suured tänud ja teie ka, kallikesed, kirjutage siia alla oma kogemusi lauamängudest, ka sellest, et mis mõtted teil tulid ja võib-olla ka näiteks mulle väga meeldis see, et kui Katre ütles, et Merike, aga sa võiksid teha endale lauamängu selle kohta, et näiteks küsimusi või mis asja, kuidas sa seda ütlesid, aga äkki paneks pead kokku, et võiks teha sellise numbrite keele lauamängu, et võib-olla teil, kallid kuulajad, on mingisugune mõte, kui te tahaksite numbrite keelega seotud mingit lauamängu, muidugi numbrid, et mida mingi number võib-olla räägib, aga annaksite mingisugust väikest vihjet siia kas kommentaaridesse või kirjutate minule siis numbrite keel at gmail.com või siis kirjutate Katrele, katre at gmail loovhoog.com. katre@loovhoog.ee. Sorry, läks natuke pudruks kapsaks, aga sina, kallis naine, kes aitab siin niikuinii kontakte mul panna ajavöönditesse ja kontakte ka ja Katrega hoiame ka silmad lahti, et kommenteerime ka kahekesi siia, et natukene, et andke meile ka väikseid ideid, et näiteks võib-olla tõesti tulebki kunagi numbrite keele oma lauamäng, et läbi teie mingite ideede ja kasutage ära seda võimalust, et kuna Katre on tõesti selleks siin et olla abiks meile, kui kellelgi teil on võib-olla tahate oma suguvõsal üldse oma mingisuguse kaardimängu teha, kus tulevadki need tõed, need faktid ja see on ainult, ütleme konkreetselt sinu suguvõsa lauamäng, mida võib-olla tuleb seal mingi teine osa, kolmas osa ja see on samamoodi nagu ma tean, meie suguvõsas on see sugupuu. Aga seal oleks ka nii kihvt, kui sugupuu tooks alati siis sinna suguvõsa kokkutulekule, seal on ka need lauamängud, seepärast seal on seesama, et kunagi keegi, keda enam meie seas ei ole, aga tema on kirjutanud mingi tõe või mingi fakti. Mul praegu täpselt, lihtsalt väga külmavärinad vinge, tulid ja absoluutselt, ja mul tulid täpselt nii ta läheb. külmavärinad. ja, et see on nagu nii mega, et siis sealt võiks ka täiesti suguvõsa mingi sari tulla, et kunagi ja minu lapselapsed, kes pärimus, jah, et kes ei näegi enam mind, on ju, aga ma olen täpselt. neile killu visanud. No vot, absoluutselt. kallis Katre, aitäh sulle, et sa tulid ja aitäh kui sulle kutsumast. ja see on nii võimas, seepärast et minu meelest Katrega on niimoodi, kui me temaga räägime, siis meil mitte kunagi jutt otsa ei lõpe, me lihtsalt ütleme nii, nüüd aitab, nüüd aitab, nüüd aitab ja juba me saadame veel järgi käel sõnumeid. aga teie kallikesed, kes te siin kuulate, mehed-naised, et mäletage tellida kanalit ja Katre paneb meile kommentaaridesse ka oma Youtube'i kanali nime ja lähme kõik tema kanalisse luurama ja tellime ka seda kanalit, et toetada tema tegevust, et Katrel oleks väike kohustus panna meile üles neid lauamänge, sellepärast et teate, kui oluline on see üks väike klikk sinna nupule telli. sellepärast, et see annab näiteks minule inspiratsiooni ja Katre, kes alles siin mõtleb, kas teeb või ei tee, teeb või ei tee, mina torgin tal tagumikku, et hakka juba tegema. ja siis, kui teie juba hakkate tellima seda kanalit, teate, millist inspiratsioon, sest tal tekib nagu selline vajadus. vot kohus, ja heas mõttes kohustus. ja siis ka vajadus, tead, see on nii huvitav tunne, et kui sa teile kõigile ma räägin, see, et kui sa hommikul ärkad üles suure õhinaga, sest sa armastad seda teha, mida sa teed, see on nagu mega, see on sama nagu sul. imetlusväärne. Ja et isegi see tegevus või siis see tegevus on ka nagu laps, kui sa saad lapse, siis sa tahad iga ja, hommiku varakult ärgata. ja Okei, kui tal pole hammaste probleeme, on ju, et ta nutab kogu öö sul seal, aga siis sa lihtsalt tahad vaadata tema sõrmi ja tema väikseid ripsmekesi ja kõike, siis sa imetled, millise asjaga sa valmis said oma elukaaslasega. Okei, et ma nüüd väga emotsionaalseks ei lähe, siis see on aitäh jube sulle. ilus metafoor.
jube ilus metafoor ja et see on ja sulle ka, kuidas see käib nii, niimoodi ma ei tea, ja, keegi õpetas kuskil, teevad veel igatemoodi. ja nii aga ilus. suur aitäh sulle, musirulle. Nonii, aitäh teile. tšau. Tšau.